Vaadake, kui huvitav on see olukord, et üks sipsik on siin ja teine on seal. Äge on see, et me käisime just Mercadonas toidupoes. Sealt võtsime ka käru, me tagasi viisime ja tahtsime autort tulla, mis asub siin kohe tee ääres. Ja nii kui me ületasime ühe väikse tee otsa, lõi plokid peale, hakkas karjuma. Kärule. Yeah. Ja nii kui tagasi läksin, läks kisa maha. Väga, sa ei saa käru varastada. Eestis sa saad käru varastada, mine kus tahad sellega, metsast leiad. Siit sa poe territooriumilt välja ei saa. Plokki kohe, noh. Ja, et käisime ka siin poes ja oleme käinud ka Konsumis, et toidukorvi... Siin esimest korda. Meie arvame, et meie Konsum, keegi helistab mulle. Oota, vaatame, kes helistab. Oota. Mulle tööjutt. Ostsime siis sellist kaupa siin ja siin läks Mercadonas meil kokku 51 eurot. Konsumis läks meil paar päeva tagasi 58, ehk siis tundub, et hinnavahe on selline üle 6 euro. Näitan teile ka seda, et Hispaanias iga päev ei paista päike. Meid on tabanud siis siin piirkonnas ka üks vihmahooaeg, et on sadanud vihma korralikult. Ja noh, muidugi Hispaanias on see, et kõik ju hakkab ka uppuma. Nagu te näete, siis vesi on meil selline siin. Ja kõige ägedam ongi nagu see, et see vesi ei liigu mitte kuhugi. Et see ehitusstiil ikka siin on ikka nagu uskumatu. Et natukene on meil siin hävitustööd teinud. Jah, nagu seal näha, siis ka Camposolis on siis teatud piirkonnad, mis on allpool, on täiesti vett täis teed. Et käisime enne ka Mazaronis, et paar asja osta. Ja nüüd näitan teile siis meie keldrit. Vapa, nagu näete, vesi on siin selline. Ja nüüd ma näitan teile seda, et kuna siin all on meil ka elekter ja muu asjad pump. Siin peaks pump olema, siin kõik on välja löönud. Ja nagu näete, siis olen ma praegu siin vee sees. See vesi on umbes nii kaugel läinud. Õnneks kõik asjad on tõstetud kõrgele. Ja noh, kui te näete, siis vesi on tõusnud nii palju, et kõik nagu liigub. Vaatan siin ka, mis siin saanud on. Ämber on hakanud liikuma. Et jah, et siin tuleb nende asjadega arvestada, et kui ma nägin seda, siis oli üllatus suur. Et siin jah, noh, nagu näete, korralik vesi. Nüüd oodame siis kiiremas korras selle korda saada. Ja noh, avame ka selle ja
Palun väga. See on kõik vett täis. Nii et jah, võimalik vaid Hispaanias. Ja nüüd näitame teile seda, et esimest korda elus on meil maja, kus tilgub vett laest. Pani väikse poti siia. Et jah, vihma saab meil korralikult. Oh no, we have leaks in our house too. I think with this amount of rain, a lot of people will be suffering with them. Do you know where the leak is coming from? Kust tuleb see? See tuleb artasti terrassilt, ülevalt terrassilt. Tšurrol on täna sünnipäev, Tšurro sai täna 1-aastaseks ja me tõime Tšurro jälle mänguväljakule, sellepärast et siin on väga palju ruumi joosta, kuigi ta saab aias ka joosta, aga siin on nii palju uusi lõhnu ja võib-olla äkki hakkab ka mingisuguseid mänguasju siin kasutama. Hiljem siis me näitame, et ostsime ka Tšurrole sünnipäevaks kingituse ja siis teeme Tšurrole ka väikse koera moodi koogi. Vaatame, kas puhume küündaid ka. Tšurro, kas sa tunned ennast 1-aastasena või? Oled rõõmus, jah? Oled nii rõõmus. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Tšurro, palju õnne sulle. Ma puhusin sinu eest küll ära. Joo, sinu kook on siin. Palun. Kingitus ka. Joo, sul on kingitus. Vaata, näitan. Tšurrol on selline kingitus. Seda saab nagu närida, selline hambari, aga nagu närimiskont. Aga Tšurrole maitseb tort. Tšurrol on koerale mõeldud söök ilusti, mis on väga maitsev. Näe, on näha ka ju, et see tagumik paistab. Tšurro sai täna aastaseks. 1-aastaseks. Joo, Tšurrole meeldib. Vaatame kohe, kui Tšurro tordi ära sööb, siis pärast hakkame meie kooki sööma, me isime endale ka õunakooki. Ja siis vaatame nüüd kohe, kui sünnipäeva laps kõhu täis ahmib, siis said esimese ampsi tehtud. Vaata, seal on kingitus ka. Vaata, kus sulle see meeldib. Siin on kingitus, hurraa! Vaatame. Nüüd Tšurrol on oma kingitus. Meeldib sulle? Tere tulemast koolipinki. Aga tegelikult on häid uudiseid sellepärast, et ma käisin ju reedel mängimas ühes golfresordis ja täna põhimõtteliselt kingitati mulle seda, et kuni aasta lõpuni olen ma siis resident DJ seal alates 19. aprill kuni 31. detsember ja mängin seal siis igal reedel. Auto, ma korraks täpsustan. 18. aprill on esimene päev, mitte 19. Ja igal reede, igal laupäev mängin siis muusikat, et seda muusikat, mida ma siis ise tahan. Et saab kõike mängida. Aasta lõpuni Hispaanias esimene residentuur. Jaa, sul on nüüd põhitöökoht. Ja see tähendab seda, et kui te olete siiapoole tulemas või külla tulemas, siis te teate, et kuni 31. detsember vahet pole, mis nädalavahetusel Condado de Lamas Alcasaari
kuidas seda siis nimetatakse, Alcasaari piirkonnas seal on püsi DJ olemas. Just, see on suurepärane. Kas sa oled happy ka? Jaa, ma olen väga... Sul ei jõua kohale veel või? Ei jõua kohale. Mul on täiesti müstika veel. No, oli nice. Ja, tegemist on Alquamesta Cocktail Lounge. Kas see on seal samas, kus sa käisid? Siin kus ma flyeri panin äkki vist, siin uksa vahele. Et see on nagu teine baar, mitte see, kus sa mängisid, on ju seal kõrval. Vist küll, jah. Ja suvel, kui läheb soojaks, siis seal on õues, saab väljas istuda ja võib-olla on DJ vahest ka õues, on ju. Nii et selle piirkonna rahvas saab kuulata nii, et paha hakkab kõike, noh. Ja sa saad ise vist muusikat valida. Ja. Selles mõttes on okei, et saan latinot, house'i, funkit, kõike, et retrot ka, et siis on hea. Tuleb põnev. No palju õnne uue töökoha puhul. Yeah. Äge. Venemaa Putini vastu. Miks seal on protestijad toetust Ukrainale ja mõistsid hukka USA juhtkonna käitumise Ukraina presidendi. Iisrael peatas humanitaarabi saatmise Gaza sektorisse, süüdistades Hamasi soovimatuses jätkata vaherahu esimese faasiga, mis sai vastavalt kokkuleppele läbi. Iisraeli ja ameeriklased soovivad seda pikendada ja jätkata pantvangide ja vangide vahetusega. Hamas nõuab aga, et liigutaks edasi vaherahu teise faasi, rääkimisi küsiva vaherahu üle. See tulid mind päästma. See tulid mind päästma. Tubli poiss. Politsei teatel ei ole laeva arestimine enam juurdus jätkuks vajalik. See on see TikToki challenge, kui sa kõrkud ümber, mis su kohe teeb. Sa tõid mulle sushi ka. Tubli poiss, paneb sussid jalga. Joo, tubli poiss, oled joo. Südamuse vaadata, lammutab lehi ja kivi. Tulime täna Haapsalu kohta. Näe, siin. Võtsin ma hambakliinikut, et küsida, mis kroonid maksavad, või sattus meil kortermajja. Seda kliinikut seda soovitate. Mine vaata siis. See tuleb? Ei tule, jah. Tuleb koheselt hambakliinikust välja. Okei, pääsanaga. See ongi mingist korterist on kliinik tehtud ja siis hambaarst ravis praegu patsienti ja siis ta jooksis ukse juurde vastu mulle, siis seal ei ole kedagi teist. Mina pani mu asjad ära, siis tuli minuga rääkima ja siis ütles, et kroon maksab 350 €, aga kuna tal ei ole selle implantaadi kroone, siis ta peab isegi kruvikeerajad uued ostma. Ühesõnaga, see ei ole teema, ta ütles, et sul on odavam siin teha. Aga otsin mul muud kliinikut. Tal kindlasti kuskil on. Mis siin ei tahaks tulla? Siin ei ole tõde ega receptionit, aga mitte midagi. Jätkame siis seiklust Mazaronis. Kuule, lähme sinna riidepoodi. Me pole käinud pool aastat üheskis riidepoos. Aga enne kui me siia tulime, siis me arutasime autos, et mis linn mõõtu võiks olla Mazaron. Haapsalu. Ja meie elame Sauel. Jah. Ehk siis, kui te tahate siia osta, siis nüüd meil on hea võrdlus, et Costa Belida on meie jaoks täielik Haapsalu, mis on talvel välja surnud ja suvel väga-väga pisi. Ja ega siis tal ei oska midagi mõelda. See on täielik selline mõnus väike Haapsalu linnakene. No, ja ilm on meil ka praegu talv, sest märtsis on siin kõige jahedam, mis ta eelmine aasta oli samamoodi nagu vihm ja siuke tuuline, aga tegelikult on väljas 18 kraadi, aga mul on külm.
Me näitame natuke mõnda hinda, mis võib-olla huvi pakub. Apelsinid on siin mega head. 1,29 kilo. Lähme vaatame, mis siinpool on. Meie ostame tihti sellist salatikapsast. Seda on nii mugav teha, et sa saad ühe kaupa salatit ja 3 tükki, 99 senti. Siin on tomatid, meie ostame tavaliselt neid tomateid, see on 1,89 kilo, sest nad on väga head tomatimaitsega. Või siis neid tomateid, 1,75 võrgus. Praegu meil tomatid vaja ei ole. Ja siis siin on kirstomatid, need on hästi head tomatid, need on kõige kallimad. Meloni kilo on 1,99. Ma ei tea, mis Eestis meil on maksab. Ja sellised mini-arbuus on praegu 2,99. See on palju, seda me ei osta, sest hooaeg tuleb. Meie ostame tavaliselt selliseid kanafileesid. Palju siin on siis? 570 grammi, 4,63. Võite kommenteerida, palju Eestis maksab. Siis see on meie lemmik salamivorst. See maksab siis 2,5, on 1,89. See on meie lemmik juust. See on 400 grammi, maksab 3,05. Ja siis me ostame ka riivjuustu vahest seda. See on 250 grammi, maksab 1,95. Siin saab osta võid kas soolaga või ilma soolata. Meie ostame soolaga ja see 250 grammi maksab 2,25. See on meie lemmik jogurt, 6 tükki, maksab 1,75, see vanilja jogurt šokolaaditükkidega. Ja teine jogurt, mis meile meeldib, on kas vanilja. Siin on 6 tükki, 1,65. Ma võtangi need mõlemad, need said just otsa. Ma ei oska neid hindasid võrrelda, 1,49 ja 3,55. Tere! See on Aivo nipinurk. Tegelikult on põhjus see, et hästi paljud on küsinud seda, et kuidas me kütame siin ja millised on Hispaanias talvel üldse kütmisvõimalused. Siis meil on siin majas pelletimasin. Pelletimasin on siis selline, ehk siis on ilus tuli. Ja hea asi on see, et pole vaja nagu mingisugust eriti palju õhutorusid, siis üks toru on veetud siis läbi seina ja see läheb välja. Ja tegelikult see on siin taga. See on taga toru, mis põhimõtteliselt siis viibki selle tossu välja. Ja teen ka siis lahti selle. Sinna siis läheb pellet. See on selline graanulis. Ja hinnast rääkida siis selle paki, 2 pakki me ostsime Hiina poest. Ühe paki hind oli 9,95. 2 pakki läks maksma 20 eurot. Ja leidsime esimene kord, kui me ostsime pelletit, siis me ostsime 4 pakki. 15 kilogrammi pakk ja maksis 4 midagi peale. Nii et selles mõttes soovitus Hiina basarist. Ärge ostke. Jah, kallis. Aga väga lihtne. Selle sisu kallame siia sisse. Sinna vist läheb mingi 18 kilo või? Ütleme, et päris ei lähe nii palju. Et selle paagi suurus on umbes 18 kilogrammi. Et siia läheb umbes peale siis 1 pakk ja peale ka veel. Ja kaua me sellega saame kütta? Umbes sellega saame oleneb, kui palju sa päevas kütad. Et me oleme siin testinud umbes õhtuti 4-5 tundi, siis umbes 1 pakiga peaks saama umbes 3-4 päeva äkki. Ja hinnast teeb siis see, et ütleme nädalas 2 kotti on 9 euri. Ja kui iga päev kütad, iga kuu talvel, päris händi. Ja samas on see, et siin spetsialistada ka seda, et tuleb tule kõrgust.
Et siin ongi nagu see, et ta kõik süttib õhuga. Siin on see moodul. Siin saad nagu panna kõrgemaks seda leeki rohkem. Ja me oleme seadistanud siis 22 kraadi sooja. Ja siin on see toatemperatuuri andur ka. Ehk siis kui ta saavutab 22 kraadi, siis ta nagu stabiilselt hoiab seda soojust. Ja, see oli Aivo nipinurk. Täna me oleme jälle Cartagenas ja täna me lähme kohtuma mu ühe partneriga, kes aitab mul müüa kinnisvara Orihuela Costas ja me kohtume täna siis maakleriga ja tema notariga, kes siis teeb meil siin nii juristitööd. Mis ma ütlesin? Notariga. Ta ei ole notar, ta on jurist ja ta teeb pangaasju ka. Ehk siis me lähme shopping centerisse, sööme hommikusööki, siis lähme kohtingule. Alati kõige esimene asi, kui me tuleme kaubanduskeskusesse, tuleb leida tualetid ja näe, sealt tõstavad. Tegelikult ei paista ka, vaatasin valesti. Ma arvan, et need on teisel korrusel. Noh, mis kuld maksab, vaatame. 200, 100. Hakkame kulda ostma. Kuule, siin on see orange ka ju. Kuule, lähme siia poodi. Lähme vaatame, mis mingid naiste asjad maksavad nagu need pood huvi äkki. Vaatame. Kes ei taha juukseris käia, siis saab juukseris käia. Ma tea, näita neid hindasid. Ma isegi ei tea, mis poes maksavad juuksevärvised. Seda ma tean, kui ma 10 aastat tagasi kodus ise juukseid värvisin, siis ma kasutasin paletti 3,95. Ma ei tea, palju Eestis maksab. Kui minu juuksur Kristiina, kallikene, saab teada, mis ma praegu tegin, siis ta lihtsalt lööb mu maha. Aga ta on must 500 kilomeetrit eemal, nii et ta ei saa midagi teha. Ma pidin võtma mingi juurevärvi endale. Sellepärast, et sa ei tule siia ju mind aitama. Noh, mis teha? Pidin poest ostma värvi. Sain talt noomida eile juba, aga noh. Ma ei tea, ma loodan, et see on okei. Igaks üks ei näita seda avalikult. Võtan peapesa. Tulime siis nautima KFC-d. Kokku läks siis maksma 19 eurot. Ja naine tellis endale ainult vee. Ja. See ongi see vesi, mis on mulle valisid. Ma ei saa kopsi. Väga hea, sest vesi on kasulikum. Nii, ja mis meil veel on? Siis on minu salat. Salat. Palju Eestis KFC maksab, ma ei tea. Küsimus, kas see mulle või? Ei ole. Minul on Caesari salat. Minul on Caesari kasta. See või? Jaa, see on minu. See on sinu. See on minu. Ja mis sul tuli neid või? Tellisin natukene kanaribasid. Kanaribasid tellisin, jah. Täitsa okei. Ja friikat. Jah, näes. Palun sinu tööristad. Jah. No, proovime siis, kas siin on parem kui Eestis, kuigi ma olen Eestis ainult ühe korra käinud.
ja tisu. Mina tahtsin seda öelda, et meil tuli viimase video peale nii palju erinevaid küsimusi, mida inimesed tahaksid teada, sellepärast et me reklaamisime suure suuga, et me võime rääkida, mis siin asjad maksavad. Ja küsimus oli see, et mis siin meelelahutus maksab. Vaata, me väga ei tea, sest me ei käi väga kuskil meelt lahutamas niimoodi, et me ei ole käinud vist kuskil kontserdil, teatris, kinos, me ei ole tegelikult mitte kuskil käinud, et me jõuame ja kuna suvi tuleb, siis vaatame. Mina olen käinud meelelahutuses. Meelelahutus on Massaronis meeste juuksur. Ja see ei ole meelelahutus. No ikka meelelahutus. See on iluteenindus. No võib lihtsalt juhtuda see, et kuna Aival on nüüd DJ mängud kuni 31. detsember iga reede laupäev, siis me võib-olla ei jõua kuhugi. Gracias. Ja me saime kohvi. Kohvi on siis selline piimakohvi. Kohvi on siin hea, me väga ei ole kohvis kuskil pettunud. Aga ja, meelelahutushindasid me ei oska öelda, sest me lihtsalt pole neid teenuseid kasutanud. Aga seal olid küsimused puuviljade, juurviljade, mis maksavad hambaravid, asjad, et seda me kindlasti edaspidi räägime. Jah.